Eile mul käis nõustamisel klient, mees, 34 aastat vana, 9 aastat suhtes. Ta oli kuidagi hästi rahulik ja selline natukene nagu aeglane. Ja ma kohe küsisin tema käest, kas ta kasutab ravimeid. Ta ütles, et jaa, et juba 2 aastat ta võtab ravimeid, kuna tal on olnud ärevushood. Küsisin ta käest, et mis küsimusega ta tuli. Ja ta ütles, et tal on suur hirm algatada seksuaalvahekorda oma naisega. Nad on 9 aastat koos, küsisin natuke ajalugu, et kuidas on varem olnud. Ta ütles, et see on esimene pikk suhe temal, kui nad on 9 aastat koos, elavad koos. Enne seda olid tal lühiajalised suhted, kus temal siis ei olnud mitte mingisuguseid probleeme. Aga nüüd selle oma naisega mõned kuud peale tutvumist oli kõik hästi, seksuaalne elu oli hästi. Selline 5-6 korda nädalas, nagu ta ütles. Mõned kuud hiljem hakkasid tekkima igasugused erinevad probleemid suhtes ja niimoodi tasapisi seksuaalne elu vajus ära. Küsisin, et miks ta kardab algatada seksuaalvahekorda oma naisega. No ta ütles, et ta kardab ebaõnnestuda. Tal on tihtipeale erektsiooniprobleemid ja tihtipeale on enneaegne seemnepurse. Kas enne seksuaalvahekorda või kohe esimese 2 minuti jooksul, kui ta on vahekorda astunud naisega. Siis ma olen küsinud, et kuidas naine on sellesse suhtunud ja ta ütles, et esialgu naine kuidagi püüdis midagi teha ja kuidagi kaasa aidata, aga viimane aeg on naine olnud selline üpriski pahane. Kui vahekord ei õnnestu, siis naine ei räägi temaga. Mees ütleb, et temal nagu seda isu on nüüd hästi vähe. Ma küsisin, kas naine on kuidagi solvunud teid. Ta ütles, et no ei tea. Aga ma ikka uurisin, et kas naine tegi või ütles midagi, mis võis mõjutada tema hinge. Ja siis ta ütles, et on olnud selliseid olukordi, kus naine on talle öelnud, et sa oled impotent. Siin koha peal mul nagu ei olnud enam midagi öelda, sest et kui sind armastav inimene, lähedane inimene ütleb sulle, et sa oled impotent või sa oled frigiidne, siis on väga raske sellest seisundist üksi välja tulla. Ilmselgelt tuleb minna abi küsima psühholoogi juurde. Kui sa palud oma kaaslaselt abi, et lähme koos, et räägime sellest, lähme baariteraapiasse ja kui see kaaslane ütleb sulle, et ei, mina ei tule, et see on sinu probleem, et mine ise ja aja oma jama korda. Sellised valulikud õppetunnid juhtuvad meie elus, kui me ei armasta ennast piisavalt. Meil ei ole oma isiklikke piire, me ei austa ennast. Siis juhtuvad sellised asjad, et elu kingib need meile, et me vaataks neile otsa ja ütleks, okei, stopp, ma enam niimoodi ei taha elada. Ma ei taha enam olla sellises suhtes. Ma tahan teistmoodi, kuidas teistmoodi, siis hakkad otsima, kuidas teistmoodi. Mis on minu jaoks armastus suhtes? Kuidas ma tahan olla armastatud? Millist naist ma tahan enda juures? Milline üldse mina olen? Kes ma olen? Et kui sa leiad need kõik vastused oma küsimustele, siis sealt saab alata see armastav, üksteist toetav suhe. See suhe, kus mõlemad partnerid tahavad minna teraapiasse ja tegeleda nende asjadega, nende seksuaalküsimustega. Ja seksuaalne areng, seksuaalne koolitamine on hästi oluline. Ma leian, et see on kõige olulisem, sest kui me oleme paaris õnnelikult seksuaalselt rahuldatud, kui meie seks on kvaliteetne, siis ju silmad säravad, sa oled ju jumala õnnelik ja siis kõik muu õnnestub. Töö, suhted, lastega, vanematega, sõpradega, kõik õnnestub. Tervis on super korras. Ma soovitasin sellel mehel läbida tantra lingam massaaži seanssi. Selleks, et tervendada oma seksuaalsust, oma lingamid. Selle lingam massaaži kohta ütles mulle mees, et naine ei luba mul tulla lingam massaaži. Lapse roll, mis ta endale võttis, see nagu ei vii kuskile. Täiskasvanud mees peaks ikka ise otsustama, kus ta käib ja ei käi. Vaata, tunneta, mis rollis sina oled omas suhtes.
kas sa oled lapse rollis või sa oled vanema rollis oma suhtes või te olete mõlemad täiskasvanud inimesed ja võrdväärsed partnerid. Ja sellisel juhul ma usun, et te olete mõlemad õnnelikud ja seksuaalne elu on teil täiesti korras.